kontor, see on siis niisugused majad nagu seegi olid jälle kaupmeestele kuulunud majad. Siin selles Alevis oli minu lugemise järgi 18 kauplust kunagi, kui õitsev aeg oli siis Eesti Vabariigi aeg. Kõik, kes midagi oskasid toota, need oskasid ka kauplused teha ja müüsid oma kaupa. Ja see kaup läks siit Peterburi ja Tallinna ja Tartusse isegi. No kuna see raudtee alguses oli muidugi hobustega, veeti ja viidi ja toodi kaupa, aga hiljem siis hakkas, kui see raudtee valmis tehti, Tapa ja Lehtse olid siis 2 jaama, kus siis Amblast läks kaup kas välja või toodi, siis hobustega sõideti jaama ja toodeti siis kõikvõimalikke asju. Siin olid igaüks, kes midagi oskas teha, olid kaupmehed, kes valmistasid pagaritooteid, mitu tükki oli neid siin, pudukauplust, raamatukauplused, toodeti limonaadi, igasugust jooke, apteeker tegi ka kõikvõimalikke jooke veel lisaks kohaliku limonaadi. Siin müüdi igasugust plekk asjadest ja raud esemeid, eriti just raua ja plekki tooted, need läksid just koguni Peterburini välja. Ja võt siis üks niisugune maja, mis oli niisugune ka rohekat värvi, oli kaupmeeste maja ja minu teada oli ka see Tuglase käes ka, selle Ambla Tuglase käes, see majas. Sellest on kahju, et oli postkontorid likvideeriti ära, ma käisin siin postkontoris veel tükk aega. No kõik erastatud ja lihtsalt korteriteks tehtud ja muidugi oleks hea kuulda, kui keegi kohalikest ütleb, mis sellest majast on saanud ja mis ta sellest majast teab. Aga niisugused, selline pikk ja tore maja üleval olid muidugi Pööningu korrusele ehitati ka korterid välja ja selline on päris tüüpiline selline kaupmehe maja. Liigume nüüd natukene edasi.